Tervist. Mina olen Marek Ranne. Kas tohib teid hetkeks... Natukene võib, jah. Väga hea. Mina olen üksik kandidaat teie valimispiirkonnas. Aha. Üksikkandidaatidest on väga vähe räägitud, aga ma otsustasin tulla siis ennast lähemalt ise tutvustama. Et meie piirkonnas siin on tegelikult 2 üksikkandidaati. Mina, Marek Ranne ja Tarmo Porosson, kes hetkel räägib seal inimesega, naisterahvaga. Et me tahame ka üksikkandidaadina viia rahvasõnumi otse partei vahendusel Toompeale. Et juhul, kui teil oma eelistusi ei ole. Või on teil oma eelistusi? Ei ole veel. Ei ole. Siin on aega ju veel. 1. märtsil on aega. Et eelvalimised hakkavad 19. Ei, mulle ei meeldi eelvalimise. Ei meeldi? Tahate füüsiliselt minna? See on väga hea. Tubli. Et mina ise lähen ka füüsiliselt valima. Jah, no kõik head. Aga suur tänu teile. Edu. Kõik head. Niimoodi need hääled kokku tulevad. Ma orienteeruvalt arvestasin, et 4600. Oleks miinimum. 4500 millegagi. Et ma seda täpset arvu ei ole nagu välja arvestanud. Aga suurusjärk oleks 4600. Meil siin Võru, Valga, Põlva piirkonnast kokku. Miks me ei võiks ise luua ideaalset keskkonda, milles me tahaksimegi tegelikult elada? Me ei pea ju elama minevikus ja väljakujunenud väärtraditsioonides. Et me saame ise ju ära teha päris palju. Võib-olla on vajagi seda ühte inimest, kes ette näitab, et tegelikult on võimalik ka sellel tasandil midagi ära teha ja olla eeskujuks teistele. Politseitöös ma olen üpris palju negatiivsega kokku puutunud ja seetõttu ma arvan, et ikkagi on ka paremini võimalik teha asju. Aga mina olen Tarmo Porosson, mul kahjuks oma flyerit teile anda ei ole, aga ma olen teine nii-öelda üksik sõdur. Aga te võite seda ka kodus lugeda, et käsi mitte külmetada. Ei külmeta mul mitte midagi, aga ma ütlen, et raske on meil olema. Üksiks väga raske, ma tegin selgeks. Üks, nagu öeldakse, üks lammas karjas, see surutakse maha. Aga tänu valijate toele tegelikult ei ole see üldse võimalik. Aga võib-olla ei võrdleks üksik kandidaati lambaga, võib-olla on hoopis mingisugune hullem elukas, et äkki on hoopis murje lambakarjas. Aga teate, ma ütlen seda, jah, nüüd saite Riigikokku, lubate, te tahate hingelt teha kõike, mis te lubate, eks ole. Aga näete, meid on nüüd 4 siin. Me surume teid nii maha, et teie häält ei võeta kuuldagi. Nii on täna päevani läinud meil Riigikogus. On õige? Tänani on olnud, aga me tahame seda asja ikkagi muuta, et rohkem üksikkandidaate satuks sinna Riigikokku. Kalli teile ja tugevat tervist teile. Jah, aitäh teile ka. Jõudu teile, jõudu. Elurõõmus vanaema ja väga nooruslik. Sõpid ennast. Kas saaks dokumenti? Kontrollida isikut. Mille alusel? Nimekirja alusel. Nimekirja alusel? Jah. No, ma ei oska kohe öelda selle peale. Ma siit leian. No, võib-olla mingit dokumendi leian. Spa variant sobib või? Ma arvan küll sobib. Ja siis minge teisele korrusele ja teid võetakse sealt vastu. Nii on sedasi. Ja ei, veel otse. Võin siia tulla. Ja, palun. Nii. Kõige, ma tulen siis vahepeal vaatama, kuidas läheb. Mõtlesin, ma olen siin näinud. Kus piirkonnast te kandideerite? Kesklinn, Pirita ja Lasnamäe. Nii et... Ja mis on teie valimislubadused või mis eesmärgiga te kandideerite või mis te ära tahate teha? Ütlen kohe, et ega 15. jaanuaril kell 11 ma veel ei teadnud, ma hakkan kandideerima.
ja kui minule tuli paar kõnet, kus naised ei julge kandideerida või nad ei julge oma arvamust välja öelda. Või nad kardavad meediat, et meedia hakkab neid siis halvustama. Siis mina mõtlesin, et minule see ei meeldi. Ja siis ma mõtlesin, ma julgustan siis naiste õiguste eest. Kuna ma tegelen inimkaubanduse ohvritega, pedofiilia ohvritega, perevägivalla ohvritega, laenupanga ohvritega, eestkoste küsimustega, ühisvaravaidlustega, elatuse vaidlustega, kõik, mis teeb naised õnnetuks. Aga miks ainult naised? Mehed ka, meil on mehed ka. Jaa, sellepärast mehed ei julge absoluutselt tunnistadagi, et midagi sellist üldse juhtub nendega. Jah, aga minule on küll helistanud mitu meest, kes on väga halvas sellises emotsionaalses ja materiaalses olukorras, kus neid on oma enda kodudest välja aetud, sunnitud siis kogu varast loobuma sugulaste kaudu. Oli ka selline olukord, kus naiste rahvas koos oma sugulastega peksid oma meest. Ja siis ei lubatud lastega kohtuda, nii et selles osas, et ma ütleksin nii, et ma ei ütle, et naised ja mehed, ma lihtsalt ütlen, et ikkagi, et kui sa oled haavatav, siis vahet ei ole. Et alati on keegi, kes seda ära kasutab. Aga kui ma võtan üldtendentsi protsentuaalselt, siis tegelikult naised on ühiskonnas rohkem madalama hinnesinnanguga. Väga tubli. Lähen selle peitusi. Ja paneme saate pea. Raido Liigu. Annika Suumi. Tere, Maarika Pähklemäe. Tere. Miks te otsustasite kandideerida Riigikogu valimistel? On valmis peal? Minu teadmised, oskused ja minu lojaalsus ja ausus on see tegelikult, mis on puudu hetkel meie Riigikogus. No eks muna saab ikka pannile löödud, kui sul kõht on heledaks läinud pikast reisist, sellest ei ole midagi hullu ju. Sõbrale leidub alati kõike head ja paremat. Kell 6 algab nüüd kultuurimajas meil kogunemine ja siis ma räägin meie kogukonna liikmetega. Vasse-Kuustesse ma sattusin lihtsalt selle tõttu, et omal ajal 2002. aastal oli korterit võimalik soetada kõige soodsamalt siia piirkonda. Ehk siis majanduslikust küljest lähtuvalt. Ja sidunud olen ennast Vasse-Kuustega siis läbi kultuurilise tegevuse. Alguses ma alustasin laulu segakooris laulmisega ja siis ma sain oma tõelisema kirega hakata tegelema näitlemisega. Et siis näiteringis olen harrastusnäitleja. Oota, kas keegi mu arvutist teeb? Ei, sa võtsid kaasa selle. Sa võtsid seda. Nii. Mul on juristi roll, et ma tulen Kosivalt noort leidu ja tahan endale teda naiseks. Mul nüüd see taha sai. Ei, no ei ole. Aga kuidas mul õnnestub, võib-olla siis pärast näete?
Ma olen kuulnud, et nii poliitilisel alal kui ka äriasjus edukas olete. Ja see vastab tõele. Ja see teeb mulle väga suurt rõõmu. Nimelt, et mul on lähiajal plaanis puhkusele minna. Ja kui teil selle vastu midagi ei ole, siis äkki võtaksite ärijuhtimise enda peale. See on väga hea mõte, suurima hea meelega. Vot see on tore. Niimoodi. Ma ei jõudnud veel lülitada sisse, aga mõte on siis selles, et ma tegin slaidi esitluse. Ja slaidi esitlus koosneb 5 slaidist. Ja esimese slaidi käivitamise eel, tähendab esimest slaidi näitame koos muusikaga. Cinderella on selle muusikafaili. Kas ei tööta sul? Oot, ei tööta. Vaata ekraani. Siis on slaid, kas kõik on ostetav. Ise mõtlesid nüüd? Jah, no ikka ise, kes siis veel? Mis selle võtsid selle muusika? Sul on alati mingi... Ja nüüd on nagu selline... Ma ei julgenud võtta gladiaatorit sellepärast, et... Ma ei mõeldi seda, et sa peaks just seda võtma. Sul on alati mingi... Ja nüüd on järsku selline vaikne. Aga võib-olla ongi üllatan sellega. Et täna mul ei ole veel nii soravate juttu, kui on siin tipp-poliitikutel. Kui silma pilgutamata nad saavad teile väga soravat juttu, kui raamatust päheõpitud teksti lugeda. Et mina küll alguses kindlasti mõtlen... Jah, ma ei oska luisata. See on võib-olla see viga, jah. Aga positiivsest küljest ma toon välja, et mul on olemas tahe. Kui tahe on olemas, hambad ristil lähed. Isegi kui põikpäised siis meie kolleegid, minu kolleegid, siis tulevased kolleegid Riigikogus ei ole, kui ma ikkagi jonnakalt, eestlasele omaselt jonnakalt seda Eesti asja ajan, siis eks nad ikka hakkavad ka tunnetama, et nad on ka ju eestlased. Nad peaksid ka ikkagi midagi koos ära tegema. Väga meeldib, minu nimi on Maarika Pähkleme, aga teie? Arno Saar, Muutule Vataga. Mina tahan tankiga minna. Üldse on? Mina ei lähe, minule meeldib väga, lähme. Ma räägin kusagil ajalehes just Andke tuld. Anna tuld, Maarika. Sihtmärkide pihta! Tuld! Центристский Таллин со все эти годы доказал, что у него есть сила, есть воля, и он знает, что делает. Бесплатный общественный транспорт не только облегчил жизнь десятками тысяч людей, но и завоевал огромную популярность за границей. Это тоже важно.
on hea meel meid ühes koos näha, kahjuks küll vähendatud kujul, sest Facebooki meie üksikkandidaatide grupis on meid rohkem. Aga olukord rindemaastikul on selline, nagu ta on. Et kohal on siis Jaak, Heli ja Enn. Ja Marek. Ja Marek, jah. Kas sina oled meil Naiskodukaitse liige? Ei ole. Ma ei ole üldse militaarne. Aga Naiskodukaitses võib olla ka ilma militaarse sellise vaimuta. Tähendab, mina tahtsingi kõigi käest küsida seda küsimust, mida sina küsisid minu käest siis, kui me esimest korda kokku saime. Aga miks sa Kaitseliidu liige ei ole? Miks sul märke ei ole? Ma tahtsin kõigi käest küsida, aga sa küsisid juba ette ulatavalt seda ja ütlesid täpselt mulle seda ette. Aga Jaak tuleb kohe saab küsida. Ja aga seal öeldi mulle niimoodi, et ega sina iga päev nii väga astuda ei saa. Et kord kuus on koosolek ja mind võetakse ette alles järgmine kuu. See on totalitaarne kaitse. Tähendab, et sa oled valmis selleks, et kui vaenlane siia tuleb, et sa siis ei sattu ähmi täis, vaid võtad voodi alt automaadi ja lased. Ma ei ole väga võimeline teisi inimesi tapma. Jaa, aga kui sind ennast tapetakse, siis oled võimeline, kui su lapsi tapetakse. Ma olen pigem põgeneja, ütleme. Tegelikult kui sinu kõrval su lapsed maha lastakse, siis sa ei kaitse enda lapsi. Kaitsed küll, päris kindel. Naiskodukaitsed koovad, teevad süüa, kui vaja osutad esmaabi, hoiavad kätt, kui vaja. Et sellepärast ei pea ise olema tapja rollis. Ma ei kujuta ennast ette, et ma oleks kuskil sõjaolukorras. Mul on hädasti tarvis abi, et lõunarinnet. No tegelikult ma olen nüüd ida poole, et idarinnet natukene julgestada tagantpoolt just tagalatoetuse näol, et meil oleks ühte kokka juurde vaja, et kas sa oleksid nõus tulema, mitte kodumaa pinnalt jalga. Kui ma sõjast kuulen, siis ma pakin oma väikse kohvri ja lahkun kuskile, kus ei ole sõda, et see on niimoodi, et selles mõttes ma lihtsalt... Aga kui see sõda peaks, see kunagi ei tule küll, aga kui see peaks juhtuma Riigikogu liikmena olles, kuidas sa siis käitud? Ei, üksikkandidaadid ei pääse Riigikokku, see on seadus. Miks sa siis kandideerid? Mis eesmärk siis on kandideerida? Mina kandideerin sellel eesmärgil, et ma saan Riigikogusse. See on lihtsalt, ütleme, võib-olla see on nagu protesti näitamine, et milleks siis üldse teha niisugune näiline valimisseadus, et kandideerige, meil kandideerivad üksikkandidaadid, aga reaalselt keegi sinna pole saanud, et milleks me siis näitame, et kas meil on vaja kellelegi näidata, et meil on demokraatlik riik. Et näiliselt demokraatlik riik, aga sisuliselt keegi meid kuhugi ei soovi, et see on nagu seaduste punktidega on need üksikkandidaadid ära elimineeritud, ütleme. Et ei saa niimoodi, et inimene, kes saab 300 häält, pääseb Riigikogusse, inimene, kes saab 3000 häält, ei pääse Riigikogusse, et minust ei ole see õiglane. Kui me vaatame neid rahvusvahelisi konventsioone, siis tegelikult ega puudega naistel on õigus õnnele. Et tegelikult mitte kellelgi ei ole õigus siis sind ära kasutada või kuritarvitada ainult sellepärast, et sa oled puudega. Et isegi ekspluateerida seksuaalselt. Aga see on ka selge, et puudega naisel on kõige raskem küsida abi, kui sa näiteks ei saa rääkida või liikuda, kui sind, selles protsessis, kus sind ekspluateeritakse. Et mida teha, Mina olen alati mõelnud, et naabrid on olemas, lähedased on olemas, võrgustik on olemas. Et puudega naiste organisatsioon ongi selle jaoks, et teil on vähemalt mingi võrgustik olemas, te saate alati kellegi poole pöörduda. Et see on väga suur asi tegelikult. Marika kaitseb kohtus puuetega inimesi, ka teisi, kellele on liiga tehtud. Ja see on väga tänuväärne ja austusväärne töö. Aitäh, Marika. Sirje ka loomulikult. Mis sinu valimiskandidaadi number on? Minu number on siis 917 ja minu siis valimisringkond on siis number 2, mis on Tallinna Kisklinn, Pirita ja Lasnamäe. Et nüüd naised teate, kui valikut ei ole veel teinud, siin on üks õige naine, kelle eest siis hääl anda, kes seisab ka teie õiguste eest.
kust poolt me läheme, siit või sealt? Nii, läheme siit. Läheme siit. Siinpool on. Nii. Kõik nägid. Sinine. Üleval on roheline ja kollane. Siin on praegu laste. No proovime korra, kuidas meil teiega oleks siia istuda. Kus meie kõlvart on nüüd? No tule ka istu siia meie juurde. Siis saame rääkida. Nii. Noh, nüüd te saite teha pildi, kus me kõik istume siin. Kahju, et meil ühtegi mänguasja siin ees ei ole, aga küll me toome teine kord kaasa neid. Tere! Ilusat päeva! Kuida hästi läheb teile? Ei tea, läheb. Väga meeldiv. Mina olen Marek Ranne. Tere! Tohib sisse astuda? Väga meeldiv. Juhuslikult lugesin internetist, satute ka meie kanti. Et mina ise olen üksikkandidaat selles samas piirkonnas nüüd, mis on siin Põlvamaal, Võru ja Valgamaal. Et mõtlesin, et aga kes teil ka osaleb Riigikogu valimistel? Liivimaa. Liivi, te olete nüüd ka minuga samas piirkonnas? Jaa. Siis on... Võru Valga. No siis me oleme ühes piirkonnas. Et kuidas teil oma sisetunne on, et Riigikokku saades, et kas te olete valmis ka üksikkandidaadiga koostööd tegema? Või millistel tingimustel te teete koostööd üksikkandidaadiga? Kes pääseb nüüd Riigikokku? No kui või vaated kokku klapivad. Millised teie vaated on? No on praegust Reformierakonna vaated täiesti. Selge. Mis teie olete prognoosinud enda häälte arvestades seda, et valimiskampaaniat nagu sellist ma ei ole suurt teinud. Puuduvad selleks ka materiaalsed vahendid, aga ma olen prognoosinud, et see on väga hea, kui tuleb 500 kokku. Ma arvan, et maksimum 500. 500? Jah, maksimum. Aga mis puudutab seda üksikkandidaati, ma mõtlesin, et te räägite, et te tahate väga sõltumatu olla. Selle kohta on üks ilus väljend, et ta on nii sõltumatu, et temast ei sõltu mitte midagi. Ma kardan, et üksikkandidaadil nii võibki olla. Et ta on nii sõltumatusel, et temast ei sõltu tegelikult mitte midagi enam. Mina elasin mitte siinpool, vaid kusagil sealpool, ma kujutan ette. Sealpool. Ma kujutan ette, et see on seal. Siia ma küll kindlasti ei ole. Kus pool see valimised on? Valimised lähete edasi, seal on 2 jaoskonda. Nii, aitäh. Palun astuge edasi. Aga kas me võime teilt küsida jälle või? Kas me võime küsida teilt veel midagi?
Ei ole. Aga kus teil siin üksikkandidaadid on nimekirjas? Kuidas? Üksikkandidaadid on teil ka siin kirjas või ei ole teil üldse olemas või? Selle peale on kõik maksimum, mis siia pandi, kõik on olemas. Aga miks ei ole üksikkandidaadid? Kus kohal need peaksid olema? Teil ei pea üldse olema siin üldse. Siia on kõik, mis selle... Kandidaatide üleriigilised nimekirjad. Aga üleriigilised üksikkandidaadid, kus on? Kõik on see, mis on antud. Mida ei ole, seda ei ole. Kui me räägime kandidaatide üleriigilised nimekirjad. Jah, aga see on üleriigiline, et siin peaks olema kõik nimekirjad, kõik, kes on nimekirjas. Aga niisugune komplekt meile ei saadeti. Ja kes see on linna valimiskomisjon? Jaa. Meie ei rüki, vaid... Aga kas te ise ka ei kontrolli, et te saate puuduliku komplekti? Mille sa kontrollid nüüd? Tööd on palju. Kõige tähtsam on ikka see, mis jõuab personaalselt inimesele, kes elab sellest kirja. No aga personaalne inimene ju valib ju ka näiteks üksikkandidaati 971. Need ongi sellest kabiini nimekirjast olemas. Sinna ta läheb siit, mitte siia. Kuule, ma püüan hääletada iseendaist, aga mul ei õnnestu seda kuidagi teha. Sest mind ei ole olemaski millegi pärast. Nii, okei. Ausalt öelda, siis kui ma kandideerimisavalduse esitasin, siis ma ei mõelnud väga palju sellele, kui palju ma hääli saan, vaid ma mõtlesin sellele, mida mul on nagu võimalik öelda. Ma tahan, et tehtaks ümber valimisseadus, et üksikkandidaadid ka reaalselt pääseksid Eesti Riigikogusse, nii nagu on mõnes teises väiksemas riigis, kus Riigikogus üksikkandidaadid moodustavad näiteks 30% Riigikogu liikmetest. Miks meie riigis ei või niimoodi olla? Palun tehke valimisseadus ümber. Vastu kappab üksik hobune, kuhu viib küll tema tee, kas tal pole peremees. Kiirest jooksust sasitud on uhke ratsulakk, tolmune on silenahk, kauneis silmis valuvahk. Miks nii on? Sind ei vaja keegi enam nüüd ja kas on selles kõiges sinul üldse süü, et meil kõik masinate abil tehtud saab, aga sind inimene varsti unustab.